Tere tulemast tagasi ja jätkame oma esimese sellise sisulise plokiga, mille pealkiri on kuidas saime distantsõppega hakkama, ehk siis juba pealkirjast aru saada, et vaatame kevadesse ja küsime siis seda, et millised olid kevadise kogemuse mured ja rõõmud ja ma küsiksin kohe kõigi käest, et me oleme päris palju rääkinud sellist Eesti e-õppe eduloost ja sellest, et meie saime kuidagi tunne on, et meie saime paremini hakkama kui võib-olla mõned teised riigid, et meil olid ikka sellist tehnikaoskust ja valmisolekut rohkem, aga kuidas teil, kas teie koolis oli neid õpetajaid, kes varem e-teemadest on eemale hoidnud ja kuidas nemad hakkama said ja millist tuge te suutsite neile pakkuda, et mis see kogemus tõi raskuse poole pealt kaasa, et ma ei tea, kes siit tahaks alustada, Külliki, oled sa kohe valmis? Jaa, on küll. Tõepoolest, et see kuvand on tõesti jäänud kuidagi, et eestlased on IT-rahvas ja oskavad kõike, aga tegelikkus näitas ilmselt seda, et need õpetajad, kes olid ennast arendanud ja oskasid ka sellel hetkel päris hästi hakkama saada, aga samas tuleb tunnistada, et ilmselt igas koolis oli neid inimesi, kelle jaoks oli see päris suur väljakutse. Olukord, kus sa pead olema sundarengus ja ei saa öelda, et oleks olnud lihtne, et võib-olla väga pikalt ei peatu sellele, aga kindlasti igas koolis oli neid ja ka meil oli inimesi, kes tegelikult nägid päris palju vaeva sellega, et hakkama saada. Erli, kas teie kool oli kuidagi eelisseisus? No mõnes mõttes võib öelda küll ja, sest et meil on ju õpilased iPad'e kasutanud juba ammu, et selles mõttes oli see kogemus olemas, aga samas ma ütlen ikkagi seda, et nende digilahenduste kasutamine tunnis ja nüüd niimoodi distantsilt on ikka kaks väga erinevat asja. Et selline põhitööriist, mis lõpuks jäi, oli ikkagi see videotundide läbiviimine ja selle kogemust tegelikult õpetajatel ju varasemalt ei olnud. Et see oli ka natuke selline, mida siis natuke kardeti, aga me tegime ühiseid koosolekuid õpetajatega, harjutasime sellega ja siis läksid need ka rohkem käiku. Ma küsiks spetsiifiliselt teilt, et kuidas, ma mõtlen, et kui see eriolukord välja kuulutati, siis kas te kartsite ka midagi, et mis on see kõige hullem, mis juhtuda võib ja kas siis juhtus see või juhtus midagi muud või tegelikult ei olnudki aega karta, et tuli lihtsalt sukelduda ja et polnud sellist hirmude tundmise võimalust üldse? No pigem see teine variant ikkagi, et selles mõttes võtsime me küll ennem seda eriolukorda oma õpetajad kokku, me leppisime teatud asjades kokku, et millised platvorme me kasutame, näiteks kuidas me veebitunde korraldame, kuidas me puudujaid ja kõike seda koordineerime. Et meil muidugi sama teema nende vanemate õpetajatega ikkagi, kes kasutanud ei ole, et nemad said siis kogu aeg haridustehnoloogidelt tuge. Et see 24/7 oli neil tagataskus olemas. Et selles mõttes koolis oli endal haridustehnoloog olemas? Ja, kelle poole nad siis alati said pöörduda. See on siis Raatuse koolis? Raatuse koolis, Kuidas teie Ilmatsalus? Oskasite karta midagi või tuli sukelduda? Ei osanud karta, ei teadnud. Tundmatu 2 nädalat oli sellist peatolekut küll, aga karta ei osanud ka midagi. Et 2 nädalat sai mööda kiirelt ja siis tuli kokku võtta ennast. Ja just nimelt, et oli õpetajaid, kes ei olnud kursis nende asjad. Me keegi tegelikult just nimelt see, nagu öeldud sai, et videotunde ei olnud ju läbi viinud. Aga meil oli hästi tore see, et kolleegid toetasid üksteist. Et need keskkonnad, kus siis neid läbi viia videotunde, said üksteise toel selgeks. Koostasime juhendeid, kohtusime ise niimoodi iga nädalaselt ja see oli selline, see hea koostöö oli võtmeks, et meil hästi läks. Ma küsiks teie käest, et kas oskate öelda, Enn, et kas me saame täna öelda, et me milleski ka ebaõnnestusime, et vaatame ausalt otsa, et tegelikult kuskil jooksime lati alt läbi või No tõenäoliselt jooksime. Sellepärast, et ega me ju esiteks oma seda edu, me peame paljus olema tänulik sellele, et kogu ühiskond seisis, ehk siis vanem oli kodus. Kui palju seda toetust seal oli. Mõnes mõttes peame me oma edule, nõndanimetatud edule olema tänulikud või selleks eduks tänulikud, et meie, see, mida me õpetame, see ei ole alati niimoodi põhjus tagajärg või ta ei ole nii seotud. Et kui nüüd jupikene ära jääb, siis tagantjärgi vaadates, et ei tea, kas oligi vajalik. Ehk siis tegelikult me ei suuda ju hinnata praegu, et kui palju seda auku jäi, kui palju see auk edaspidi mõjutab.
no meil siin, ma ei tea, kas vaatame, mis hetkel see video tuleb, aga üks õpetaja ühes videos ütleb, et ega lapsed lollimaks ei jäänud, aga ütleme, et jäid sama koha peale nii-öelda, et kas see 2 kuud nagu 2,5 kuud, eks ole, nii-öelda sellist nii-öelda eemalolekut, et kui palju see mõjutab. Et OSCD püüdis siin uurida, et mida tähendab nii-öelda maailmas tervikuna seda, et lapsed 3 kuud koolis või enamasti on kool kestab kauem, eks ole, et kestab siin juuni lõpuni Euroopas. Et mida see tähendab, et lapsed 3 või 3,5 kuud koolis ei käinud, et püüdsid analooge tõmmata, et mõnede riikidega, kus on olnud selline pikem õpetajate streik, et kui on 2 kuud õpetajad streikinud, et siis see teadmiste ja oskuste auk, mis lastele on jäänud, et see on veel nii-öelda aastaid hiljem on võimalik seda jälgida või näha seda, et tegelikult on mingid lapsed jäänud ikkagi mingitest asjadest ilma, aga loomulikult oli see eriline olukord, et me ei saa öelda, et oleks täiesti puhkus olnud nüüd siin 2 kuud, aga jah, et kuidas teie, et kas Anna-Liisa, et kas siinsama sellesama kooli õpetaja siit Kristjan Jaak Petersoni kooli õppekvaliteedi juht, et kas kvaliteet kannatas? Ma usun, et kindlasti nii nagu Enn ütles varasemalt, et me ei tea ju seda veel ja kannatas kindlasti vanemate ja laste suhete ja stressi arvelt ja samas just see oli see, mis aitas meid nagu järjele. Et see, mina ütleks, et see latt, mis langes, oli kindlasti see vanemate toetamine. Mitte nagu koolide poolt niivõrd, kuivõrd üldse vanem oli kodus, stressis oma tööde asjadega ja veel lisaks siis kõik need laste kodused tööd. Meil kindlasti kvaliteet tõusis sellest, mis puudutab õpetajalt õpetajale õpet, et see oli hästi tore, et nii nagu siin eelpool ka juttu tuli, et õpetaja on ju oma ametilt ikka selline abistaja, et ei ole vahet, kas nüüd last õpetada või kolleegi, et nad hästi kiirelt hakkasid üksteisele jagama ja õpetama erinevaid võtteid, mul see töötas ja vaata, mul on selline mure ja et sellest, kas ma ütlen, selline võiks ju olla kurb selle üle, mis ebaõnnestus, aga sellest tehti kohe hästi ruttu õppetunnid üksteisele ja õpetajad, kes olid siiamaani hoidunud võib-olla eemale natukene digivahenditest, said iga päevaga ikka korraliku tiigrihüppe tehtud, ma ütleks. Aga gümnaasiumis on see asi ka natuke teistmoodi, selles mõttes, et meil ka õpilane on tihtipeale õpetaja rollis, et ta ütleb ise, et õpetaja, teil on mikrofon väljas või et vaadake seda või teist või et kasutame seda või teist keskkonda, et selles mõttes on selline koostöö kindlasti oli positiivne. Hirmuks kõige suuremaks on see, et alati jääb koostööst keegi kõrvale ja kindlasti jäi ikka sel korral. Nii õpetajad kui õpilased? Õpilaste poolt pigem ja õpetajate poolt ma ei saaks küll seda öelda, et alguse entusiasm oli ikka nii tore, et kõik olid nagu kohe härjal sarvist haaramas, aga hirmus on nüüd see, et see uudsus on kindlasti kadunud, et võib-olla küll võtted ja kvaliteet on paranenud selles, mis puudutab õpetaja digiõppevahendite kasutamist, aga kindlasti see stressitase, kui see peaks nüüd uuesti juhtuma, on kõrgem veelgi. Et mitte oskus sellega toime tulla, vaid et lihtsalt see teadmine, kui raske see on. Just see koormus on. Nii nagu te ütlesite, et ei oska midagi kartagi, aga nüüd juba teatakse, mida karta. Ja see koormus on liiga suur. Aga seda on väga tore kuulda, et õpetajate koostöö oli see, mis nii-öelda aitas kaasa ja pani asjad toimima ja me nüüd teame, et tegelikult koostöö, nii-öelda koos õpetamine ja koostöö Eesti õpetajate vahel, kui me võrdleme Eesti õpetajaid nii-öelda teiste riikidega, siis see on üks meie, kuidas öelda, arengukoht või võimalus, et see olukord pani nii-öelda mingeid asju nii-öelda liikuma kiiremini, võib-olla kui muidu oleksime, ma ei tea, nii nagu mõni inimene on öelnud, et see 2 kuud tegi sellise 10-aastase arenguhüppe mõnel teemal. See on ka seetõttu võib-olla, et meie õpetajad on tegelikult harjunud ise kõike tegema. Põlve otsas alustama ja muudkui toimetama ja õppima sellest. Aga vaatame ühe videolõigu. See oli rõõmukoht, mis alguses tundus hirmutav, aga ei, see oli selles mõttes äge, et ma olin sunnitud tegema midagi teistmoodi. Hea oli see, et ei pidanud äratuskellaga ärkama. Pigem oli see, et rõõmuks, et need inimesed, kes muidu võib-olla läbenesid kollektiivi eest teha, et siis need mõned neist tegid nagu väga innukalt kodus neid harjutusi ja ülesandeid. Lapsed muutusid hoopis palju iseseisvamaks. Rõõm oli see, et mulle meeldivad igasugused väljakutsed ja väljakutse oli ta küll. Iga päev oli uus, iga päev oli põnev. Sain mingil määral omas tempos asju teha. Mure oli võib-olla alguses see, et kui kogu see asi algas, siis see oli nii äkki ja nii järsku ja ei olnud selleks kõigeks valmis.
aga siis me kogusime ennast niimoodi üksteise toel ja esimese paari nädalaga läks võib-olla see esimene ehmatus üle. Mina unustasin üldse ära, et mul isiklik laps ka on, et ma mattusin sellesse koolitöösse. Ausalt öelda ma kõige rohkem tundsin puudust sellest vahetust suhtlemisest, see, et ma lähen õpetajate tuppa ja saan kolleegidega kohe oma rõõme ja muresid jagada, arutada asju ja lastega ka see, et ma näen talle silma sisse, kas mu jutt jõudis kohale või ei jõudnud. See oli nagu see, millest ma puudust tundsin ja oleks tahtnud rohkem. No esimene mure oli tegelikult väga selgelt see, et kuidas pered selle ärevuse ja pingega toime tulevad. Et see esimene kõige olulisem mure ei olnud üldsegi mitte õppimisega seotud, vaid ikkagi eelkõige, ütleme sellise vaimse heaoluga seotud mure. Iga nädal ma lugesin 200, 300, 400 tööd läbi iga nädal kogu aeg. Et see oli siis väike muutus, mis mul õpetajana oli selline sunnitud muutus, mis sisse tuli, et see oli see murekoht, aga rõõmukoht oli see, et see oli taaskord sunnitud areng. See tähendas seda, et ma pidin midagi tegema teistmoodi. Ma ei saanud teha seda, mida ma olen alati teinud ja see oli väga hea, ma sain kuhugi täiesti mugavustsoonist välja teha täiesti teistmoodi asju. Nüüd ma teeksin teisiti selle päeva planeerimise. Hommikul kella 8-st õhtul kella 10-ni olid tööpäevad, esimesed tööpäevad, aga hiljem sai siis natukene juba planeeritud aega ja toimetada siis vastavalt siis ka puhkepause teha, liikumispause. Õppevõlgnevusi tekkis üsna palju. No mul ei olnud selliseid asju üldse, kuna mina suhtun ebaõnnestumisse nii nagu võimalusse midagi täiendada, midagi muuta, siis jätkuvalt õpin sellest midagi. Küündimatus tehniliselt. Keegi polnud selleks ju valmis. Sa küll oskad elementaarseid asju arvutis teha, aga kui sul on terve klass korraga järsku seal teisel pool ekraani, siis nad ei mahu sul kõik korraga pilti. Mõni on oma pildi juba eest ära võtnud. Et see oli selline suur stressikoht. Ma olen aastaid 8 olnud õpetaja ja kõik need aastad ma olen sihipäraselt või ka tööd teinud siis selle nimel, et arendada oma digipädevusi ja digioskusi. Kindlasti oli kergem toime tulla nendel õpetajatel, kes juba olid õpetanud veebipõhistes keskkondades ja kasutanud ka erinevaid keskkondi suhtlemiseks õpilastega. Ja kõige suurem murekoht, mina kui muusikaõpetaja, laulda oli väga keeruline, sest et kõik laulsid oma kodus oma ette, mina ei kuulnud seda. Avastasime enda jaoks väga palju uusi võimalusi, uusi õpikeskkondi, mõtlesime välja lahendusi, mille peale me võib-olla ei oleks tavapäraselt koolis käies tulnudki. Mulle meeldis võib-olla see, et see annab lahenduse näiteks erinevatel põhjustel koolist puuduvate laste järeleaitamiseks. Et kui on koolitõrkega laps või on põhjuseta puuduja, siis veebi vahendusel on võimalik temaga kontakti hoida või kontakti leida ja siis seda hoida. Mõningad sellised vahvad ülesanded, mida ma siis internetist leidsin, mida siis võiks tavatunnis ka kasutada. Oluline ikkagi eelkõige on need inimsuhted, et lapsed saaksid omavahel ka päriselt koos olla, mitte ainult arvutiekraanilt üksteist näha. Need, kes on klassis oivikud olnud ja vaiksemad, siis nendele sobis see paremini, sest nemad oskavad paremini ise õppida ja ma arvan, et neid ei peaks tegelikult vägisi kooli ajama. Et kindlasti oli siin üllatajaid, et mõni laps oli näiteks telefonitunnis aktiivsem kui võib-olla avatud lugemistunnis. Samas nüüd sügisel ma näen, et need samad lapsed on ka tunnis aktiivsemad, et võib-olla see on seotud hoopis küpsemisega, mingisuguse arengulise faasiga. Aga ma usun siiski, et kool on lisaks õppimisele ka teistega koos olemise koht. Et selline sotsialiseerumine ja ühised rõõmud ja mured ja teiste inimeste jälgimine, nende pealt õppimine, et see on oluline osa koolist. Kehalise mõistes ma pakuks välja, et mitte lollimaks, aga et ega neil arengut ilmselt ei toimunud. Et see oli umbes jäi samale tasemele, nagu ta oli, kui koroonaaeg algas. Ei, ma ei usu seda, et nad nüüd lollimaks jäid. Aga kindlasti oli
on mõningaid selliseid vajalikke teadmisi, võib-olla mis jäi kinnistamata ja omandamata. Alati sügist me alustame siis selle kordamisega, mis me oleme eelnevalt õppinud ja ma ei usu, et nad jäid lollimaks. Aga tere tulemast tagasi ja nüüd oli veel siin üks nendest väikestest tehnilistest viperustest, mille üle me enne rõõmu tundsime, et tegelikult kevad, nii nagu ütlesin ennegi, et kevad tõi meil, ma arvan, kõigile meile selle kogemuse, et tehnilisi viperusi juhtus, kas meil või lastel kodudes ja selle oskuse sellest nii-öelda mitte nagu üleliia närvi minna ja muretseda, et kõigil juhtub, et see on täitsa normaalne elu osa. Et meie lihtsalt ei kuulnud heli, et mida siin õpetajad rääkisid, aga üks teema, mis siin üleval oli see, et üks on nii-öelda see õpetajate stressi, õpetajate ja kooli nii-öelda raskused, aga teine teema oli ikkagi nii-öelda laste toimetulek ja see, et lapsed tulid erinevalt toime, et kas teie koolis oli neid lapsi, kes tegelikult, kellel see distantsõppe sobis tegelikult paremini kui varasem koolis käimine, et missugused lapsed need olid, kellele tegelikult meeldis see? Ma ei tea, hakkame seekord sealtpoolt pihta, et enne on... No jaa, kindlasti oli neid, kellele sobib ja kes tahakski niimoodi jätkata. Aga seal on alati selline pisukene ohukoht, et on nende hulgas, on ka õpilasi, kes jääkski koju sinna arvuti ekraani taha. Talle sobib seal õppida, talle sobib kõik muud tegevused ka seal teha. Ja kõik see, mis nagu... on muidu vajaka, ehk siis see sotsiaalne suhtlus ja teistega arvestamine ja nii edasi. See nagu närbub sinna kõrvale täiesti ära. Et me ikkagi on vaja neid tagasi pressida koolipinki või nii-öelda kooli ja suhete... Jaa. Kindlasti on see distantsõppel või selline veebivahendusel õppimine üks osa sellest tavapärasest. See võiks tulla suuremalt sisse, aga kindlasti ei ole ta see ainumõelda. Kuidas teie kogemused, et oli neid lapsi, kes nüüd sügisel ütlevad, et aga miks ma pean üldse koolis käima, et tegelikult ma kulutasin vähem aega, oli lihtsam ja ma ei tea, on räägitud ka seda, et kiusamise teemad näiteks, et mingitel lastel, meil on küll küberkiusamine, eks ole, teema, aga et mingitel lastel ka lihtsalt just nende samade suhete pärast, millest ühest küljest on väga vajalik, aga neile tekitab lihtsalt selline suur kooliseltskond nii palju stressi, et lihtsam on keskenduda kodus, et kas on sellist tunnet ka, et võib-olla mõnele lapsele, ma ei tea, mitte kogu aeg, aga mingid päevad võikski lubada kodus õppida, et kuidas see kevadine kogemus oli? Ma võib-olla vastaks siia küll, et meil on küll päris mitu sellist last, keda me oleme tegelikult, kes eelmine aasta käis igapäevaselt koolis, aga nüüd oleme leidnud selle lahenduse, et ta tegelikult paar päeva saab kodus oma ülesanded, distantsõppe ülesanded, millega ta saab iseseisvalt hakkama. Seal ongi need mitte just kooli kiusamine, aga selline koolitõrge ja see uurklass, et kus ta tegelikult võikski väiksemas klassis ja rahulikumas keskkonnas õppida. Aga küll nägime meie ka seda, et kes koolis väga hästi hakkama said, siis kadusid ka kodus ära. Et sellised tublid lapsed oli ka teistpidi variante täiesti, et kuidas neid nüüd nagu järje peale saada, et mis seal siis oli. Aga saite te aru, mis seal siis oli, et mis oli? Mitte kõigiga. Mitte kõigiga, et seal ei olnud sellist, võib-olla see peretugi oli kõige selline, et lihtsalt see peretugi kadus ära, et koolis oli tal õpetaja, aga kodus just selline toetav keskkond oli puudu. Kas oli ka veel selliseid näiteid, kellele nagu tundus, et koduhüppe üldse ei sobinud, et kellegi... Algklassi lapsed, mina ise klassiõpetajana ka, et siis hästi tublid lapsed ja see teistega suhtlemine ja see vahetu kontakt õpetajaga ja sõpradega oli nii hädavajalik, et vanemad ütlesid, et lapsed nii katsevad kooli ja kui nad siin septembris lõpuks pääsesid, siis oli õnne palju, et väikesed just. Tahtsid küll? No meil on küll 7. kuni 9. klass ainult, aga kõik need korrad, kui me õpilastele küsitlusi tegime, et kuidas teil läheb ja kuidas te koormuse kõigega hakkama saate ja kuidas te oma päeva planeerite, siis oli seal lõpus see vaba vastuse koht ja sinna ikka kirjutati massiliselt, et nii tahaks juba kooli tulla. Et päris tõsiselt see oli põhiasi, mida nad kirjutasid, et ikka see sõpradega suhtlemine ja tegelikult ka see sünergia, mis seal klassiruumis tekib, mida läbi video tegelikult teha ei saa. Et see oli ikka täitsa puudu. Igatsus oli suur. Kooli igatsus. Tore kuulda. Jaa, just.
jah, ja mina tooksin võib-olla siin kohe juurde veel selle teema, et see hetk, kui lapsed jäid koju, üks asi on, et sõpradega suhtlevad nad nii ehk nii arvuti teel ja nii edasi, aga see oskus, et kui ma ei saa hakkama, et kas ma julgen õpetaja poole pöörduda, et see nii-öelda video vahendusel või suhtluskeskkonnas ei olnud sugugi nii lihtne, et noh, et vanematel oligi, et esimene oli vanem ja siis oli pigem sõber, aga et õpetaja on ka olemas, et õpetaja poole võib julgelt pöörduda, et nende teemadega me tegelesime alguses päris palju, et kuni see tuli tõesti see loomulik, et see on päris selge, et õpetaja poole võib pöörduda, õpetajalt saab abi ja siis on ka sõbrad ja vanemad pigem seal toetava poolena, et aga see on ka päris oluline oskus, et ma nii-öelda... Et saada sellest üle, et ma võingi õpetajale kirjutada, küsida tema käest abi, et see oli esimeste nädalate suur teema. Jah, ma mäletan ka, et minu enda laps, kes kevadel oli veel siis 6. klassis, tema ikkagi alguses küsis, et kas see selline kirjatekst õpetajale, et on see nagu sobiv, et ja siis ühel hetkel tekib see enesekindlus, et jah, et ma võingi õpetajale kirjutada ja et saan sellega hakkama. No ja kuvandada lapsevanemale ka, et see on päris tavaline, et te võitegi öelda oma lapsele, et ta võibki õpetajale pöörduda, et see ei ole midagi halba, et see jah. Meie õpetajate kogemus oli pigem see, et ikka julgeti, et hästi üllatavalt just, et see suhtlus muutus tihedamaks ja õpetajad ütlesid, et kuidagi nagu see individuaalsemaks läks see lähenemine, et sai nagu rohkem, et üks, sellega oli see ka õpetajate enda läbipõlemise oht, et igal hetkel olid valmis aitama, et millest nad ühel hetkel said aru, et nüüd peab tegema stoppi, et ei ole päris okei, et õhtul kell 9-10, et ma olen olemas. Aga nad väga tahtsid olla olemas, et me pidime neid ise nagu natuke tagasi tõmbama, et aitame, aga vajadusel. Sest õpetajad siin videos ka rääkisid, mida me ei kuulnud, oli see, et alguse päevad olid 8 hommikul 10 õhtul ja et see oli ikkagi päris karm, et ja ühel hetkel tuli lihtsalt võtta see aeg ise endale ka, et ei ole võimalik teha niimoodi 14-tunniseid päevi. Ja hästi oluline oli õpetajatel see reflektsiooni võimaluse, et selles mõttes olen ka mina vahel helistasin lihtsalt mõnele õpetajale, et lihtsalt toetada teda, selline tunniajane vestlus võib-olla selle õpetajaga motiveeris teda jälle uuesti mingeid korrektuure tegema ja otsast alustama mingite asjadega, et oli õpetajate ärakukkumisi ka. Aga meil aitasid videokoosolekud, et üksteise toetamisele, et iganädalased koosolekud, esimesed nädalad, kui see segadus oli, siis ei olnud, aga siis pidi tõepoolest õpetajaid tagasi tõmbama, ütlesime, et on okei, kui te lõpetate ära oma tööpäeva siis, kui peab. Et julgustasime sellele pigem. Et südamega töö tegijad, et ongi raske. Kodukontoris ongi raske ust kinni panna. Ja just nimelt. Tahaks siia veel gümnaasiumi vaatest lisada, et ma olen kõigega nõus, mis eelkõnelejad ütlesid, kui gümnaasiumi poolt vaadates, et meil ei ole nii väga seda muret, et nad ei julgeks küsida või et nad ei kirjutaks. Nende jaoks kirjutada niimoodi otse ja kiiresti on okei juba. Ja ka need suhted neil on tihtipeale juba väljaspool ja jäänud sinna põhikooli sõprade seltsi või kuhugi kodukohta. Et võib-olla koolis ei ole need 2 asja nagu peamised, mis gümnaasiumis juhtub, aga ma toetuksin sellele Jaan Aru välja öeldud tarkusele, et õppimine peab olema eelkõige ebamugav, et ta toimiks. Et kui gümnasist seal kodus kohvitassi najal voodis, laptopis heal juhul kaamera sisse lülitab, et nagu vastata õpetajale, siis ma olen seda meelt, et jah, on vaja, nii nagu enne ütles, et mingi osa peaks toimuma läbi distantsi just sellepärast, et toimuks ennastjuhtimine ja ennastjuhtiv õppija toimuks päevaplaani koostamine, et nad suudaks eesmärgistada, et nad mõtleks, mis nad teevad. Aga see kontakt peab just sellepärast jääma, et õppimine ei saa olla mugav. Aga kas teil on gümnaasiumis neid õpilasi, kes ise võib-olla on tulnud sügisel küsima, et kas ma ei võiks nii-öelda mingi aja olla distantsil või kas te ise olete näinud, et tegelikult võib-olla mõnel õpilasel see distantsil olemine edeneb kiiremini õppimine, et ei ole mõtet iga päev koolis käia? Ja, meil on igapäevaselt distantsil nii tippsportlased kui terviseprobleemidega lapsed. On nagu individuaalõppel, mis tõttu nad on tänaseks õpetaja ei lähe selle peale niimoodi enam, et oi, mis ma nüüd teen, vaid jaa, mul on kevadest olemas see ja see ja see ja see ja läheb kergelt. Aga vaatame, mida lapsed ise ütlesid oma kevadise kogemuse kohta. Mulle meeldis, et ei olnud võimalik kooli hiljaks jääda, sest sai käinud koolis siis. Mul läks hästi õppimisega, sellepärast et ülesanded ei olnud nii rasked. Mulle meeldis see, et ma sain kauem magada. Mulle meeldis see, et ma sain ise enda aega planeerida. Sain teha raskete õpiülesanded enne ja pärast siis lihtsamad. Ja mul läks hästi üldiselt kõik ülesanded, mis olid arvutiga, sest et ma oskan arvutit kasutada. Hea oli see, et ka kooli ei pidanud sõitma, et kodus sai olla.
sai iseseisvalt ülesandeid teha ning hommikul ei pidanud kohe vara ärkama ning said rahulikult enda tempos ära teha. Mulle meeldis see, et kui sa millestki aru ei saanud, siis sa said veel selle kohta lugeda ja vajadusel said internetist otsida. Meile anti vähem koduseid töid. Ja et sai iseenda aega planeerida. Ma sain ilma õpetajata paljudest asjadest aru. Õppida oli kergem, aga vahepeal oli raske ka. Vahepeal oli jah raske, et polnud kedagi, kes aitaks ja vanemaid või kedagi polnud kodus. Minul oli see raske, kui ma pidin esimest korda arvutiga hakkama saama. Mitte kõik õpetajad vastasid ja mõned lihtsalt ignoreerisid kirju ja selle tõttu ei saanud kõik ülesanded normaalselt tehtud. Raske oli minu arust see, et õpetajad ennast ei olnud kõrval. Ma arvan, et sellist asja ei olnudki, mis oleks raske olnud. Kindlasti selle poolest erines distantsõppe tavalisest koolipäevast, et mul sai palju varem õpitud ja vahepeal ei olnud kellelgi küsida ja kodutöid oli palju vähem, kuigi tegelikult tundus, et oli rohkem. Mina sain näiteks kõik asjad 1 tunniga valmis, et muidu mul läheb kuskil 4-5 tundi aega sellega. Ei pidanud nii vara ärkama. Sa ei pidanud vara ärkama ja vähem oli õppida. Kevadel oligi rohkem kodutöid, kiiremini sai ära teha, et tavaliselt tunnis läheb kauem aega ning koduõppel läks palju vähem aega. No sa said teha kõik kiiresti ära ja sa ei pidanud teiste järgi ootama, teiste laste järgi. No tavaline koolipäev on ikka see, et hommikul tuled kooli ja siis pärast lõunal lähed ära, aga kevadel oli rohkem niimoodi, et ärkad, kuna tahad ja siis teed mingi jupi tööd ära ja siis teed midagi muud üldse ja siis teed jälle mingit koolitööd natuke ja siis veel midagi. Ja ma ei ütleks, et koolipäevad pikemaks venisid kui tavaliselt. Kodus ärkasid sel kellaajal, mil sa ise tahtsid, nii et tihtipeale algas nii-öelda koolipäev hiljem ja hästi palju oli segavaid faktoreid, mida võib-olla koolis nii-öelda tundides ei oleks olnud. Peamiselt ma arvan, ma sain kõigest aru ja kui isegi olid mingisugused küsimused, siis me saime klassikaaslatest küsida või õpetajale kirjutada. Ja, õpetajad olid hästi mõistvad. Mul oli ema kogu aeg kodus peale esimese päeva, nii et mina sain ka kõigest aru. Ei, sellepärast, et oli alati internet, suhted klassikaaslastega ja õpetajale kirjutamise võimalus. Selliseid asju ei olnudki, sest mul oli vahepeal isa kodus, kellelt ma sain küsida ja mu vanaema on endine õpetaja ja kui ma millestki aru ei saanud, siis ma helistasin talle, seletas kõik ilusti ära ja siis lõpuks sai ikka kõik tehtud. Ma sain asjadest aru, sest minu emme on nii tark. Me tegime videokõnesid ja helistasime üksteisele ja suhtlesime telefonis. Helistasin videokõnedega ja kirjutasin ka. Tegime kõnesid, videokõnesid ja siis hoidsime motivatsiooni teha, et üks ütles, et ma hakkan nüüd matemaatikat tegema ja siis kõik teised hakkavad ka ja siis oli siuke positiivne oli kõik. Kuidas siin oli? Olid musterlapsed, kes kõik said kiiresti hakkama, ärkasid hilja, isad emad aitasid ja kõik sujus ilusasti, et kas see oli nii-öelda üks tüüpiline kogemus või ütleme niimoodi, et ma arvan, et lastele kindlasti meeldis see mõte, et nad ei pidanud hommikul kella 8 kooli minema, et sai natukene hiljem ärgata, aga ma saan aru, et oli ka koole, kus pidi kell 8 olema videoloengus või videotunnis. Siis. Jah, sest võib-olla meie koolikogemus, et meie jätsime tunniplaani alles ja kui ikkagi õpetajal oli ju kell 8 tund, siis võis ka juhtuda, et kell 8 oli ka videotund, et päris ei saanud niimoodi ise magada pikalt, aga ilmselt oli ka võimalusi, et sai, aga võib-olla see pilt oli päris hea selles mõttes, et oli näha, et tõesti seesama tegelikult mida väiksemad lapsed, seda rohkem nutsid, et ema ja isa ja mis ongi päris niisugune tavapärane, aga suuremad lapsed tõesti sõbrad juba ja õpetajad. Aga sõpradega suhted ja see, ma ei tea, ma nägin oma kodus ka seda, et ikkagi, et telefon oli kogu aeg lahti ja pidevalt, ma ei tea, 10 tundi sõbrad olid kogu aeg kodus tegelikult nii-öelda läbi telefoni, et see, mida siin lapsed rääkisid ka, et sõpradega suhtlemine ikkagi aitas hästi palju ka seda sotsiaalset suhet hoida.
Ja see oli väga tore, et nad üksteist aitasid ka niimoodi, et ennem kui me distantsile läksime, siis minu enda klass lõi hästi kiiresti gruppi ja siis enne igalt videotundi nad juba hommikul tervitasid üksteist ja kui mingi küsimus tekkis, ma nägin ise ka, mis nad seal toimetasid. Ja hästi vahva oli, et see päevakava oli tegelikult algklassi lapse jaoks hästi oluline, et vanemate küsitluse kaudu oli ka, et nad vajasid tegelikult seda, et ühel ja samal ajal üles ja videotunnid ja et see päevarutiin oli väga-väga oluline. Ja meil kasutasid õpilased ka võimalust pärast veebitundi näiteks ja jäid sinna nagu aktiivselt, et õpetaja ei pannud neid tundi nagu kinni, vaid nad jäid veel sinna vestlema või mingisuguseid koduseid töid tegema. Kas sellist hommikuse ärkamise teemat oli ka, et ikkagi, et üks on see, et oligi mugav niimoodi lasta edasi ja siis, kui seal sellesse veebitundi ei ilmu, et ma ei tea, kas siis pannakse hilinemine või puudumine kirja või kuidas sellega? Ja see diskussioon oli, et kas tohib märkida puuduma selle lapse, kes ju tegelikult ei puudu, vaid on kodus. Et ta kodust ei puudu. Aga mul on tunne, et me natuke nagu mina isiklikult vähemalt emana kindlasti magasin oma lapse mõned videotunnid maha, sellepärast, et mul algas endal tund ja ma pidin kella 8 oma tundi minema, mistõttu tema tund möödus temal magades. Aga see ärkamise asi, see on seesama ebamugavuse lugu ja tegelikult ega õpetajal oli ka väga mugav tulla hommikukohviga sinna videotundi, ega palju asju jäi tegemata, mida tavalisel hommikul tuleb teha nagu tööle minek. Ma tegelikult vaataks nüüd veel ühe videolõigu, mis on lastevanematelt, et me oleme palju rääkinud, et distantsõppes oli arstidel ja õpetajatel raske, aga kas tegelikult olid võib-olla distantsõppe kangelased siit, nii nagu lapsed ka natukene meile viitasid, olid need vanaemad ja emad ja isad, et vaatame selle vanemate lõigu ka ära. No, ma ütleks, et tegelikult see on väga tore, et me oleme rohkem valmis ja palju targemad. Ja see enesekindlus, mis sellega kaasneb, on tegelikult hea kogemus, hea tunne. No hea oli kahtlemata see, et distantseerudes sellele viiruse levikule ikkagi suudeti nii-öelda piir peale panna. Hea kogemus on see, et minu meelest kool väga kiiresti kohandus distantsõppega. Aga eks keeruline oli ikkagi see, et lapsed suunati täiesti iseseisvale õppele. Et gümnaasiumis oli meie kogemus, et tegelikult ju ei toimunud selles mõttes nagu tundi, et klassikalises mõttes, et õpetaja selgitas, vaid õpilased said hommikul teada, milliseid lehekülgi nad pidid lugema ja milliseid harjutusi või ülesandeid lahendama. Et ma arvan, et see oli ikkagi päris suur väljakutse kõigile noortele. Raske oli last saada kodust välja. Et alguses tundus, et seda kehalist kasvatust, mis on ette nähtud, on väga vähe ja et ta nii-öelda liigub oluliselt vähem, kui ta võib-olla tavapäraselt liiguks. Aga see muutus ajapikku ja eriti seetõttu, et kool hakkas rakendama rohkem projektõpet. Arvutite kasutamine, ehk siis võib-olla kõigil ei ole kodus nii palju arvuteid, võib-olla kõigil ei ole nii head internetiühendust, et see võis olla probleem. Just nimelt see tohutu õpetaja koormus, mis mulle langes kodus, oli siis minu enda jaoks kõige kurnavam. Mulle tundub, et väiksem laps tegi kõik asjad kohusetundlikult ära, aga suurem laps võib-olla mingil määral tegi niimoodi miinimumini ja tegelikult on võimeline palju paremini õppima. Aga üldiselt mulle tundus, et nad selle õppekava nagu omandasid ära, mis oli vaja õppida, aga võib-olla mitte 100%. Ma arvan, et laps õppis seda, mida pidi. Et õpetaja andis selle kohta ka tagasisidet, et mis on eesmärgid, kuhu tuleb jõuda õppetöös. Mulle tundub, et kokkuvõttes kulutasid nad seda aega õppimise või õppimise teesklemise peale rohkem kui tavaajal. Aga tõenäoliselt oli ka sellest nii-öelda ise õppides või ise lugedes keerulisem aru saada, kui võib-olla teatavad selgitused oleksid seda ikkagi teinud nagu ka ajaliselt kiiremaks.
No, kuidas siis tundus, et see lastevanemad, et siin ei olnud ka lapsevanemad väga ei kurtnud, et oleks pidanud väga palju tööd ära tegema, aga eks see natuke skeptiline vaade oli võib-olla mõne teema suhtes ja üks teema, mida me täna ei ole üldse puudutanud, aga mis ma arvan, et oli mõnes mõttes selline hügieenifaktor, et kui palju kodudes arvuteid oli olemas ja kui head internetiühendused ja võib-olla mõned lapsed, kes läksid maakoju ja et kuidas seal need internetiühendused olid. Ja tegelikult ikkagi oli ka neid perekondi, kus isa-ema jäid koju tööle ja 3 last jäid koju õppima ja seni on kodus olnud hakkama saadud ühe arvutiga, et mis siis tehti, et kui palju te sellist nii-öelda puhast nagu kodude tehnilise valmisoleku probleemiga pidite tegelema ja kuidas te tegelesite ja kas siin on mingisuguseid nii-öelda kuidas öelda, tulevikku vaatavaid mõtteid, et ma ei tea, et kas meil on vaja kodusid võib-olla aidata, võib-olla mingite asjadega, ma ei tea, riigi poolt nii-öelda, et arvestades seda tõesti, et võib-olla mõnedel ei olnud ka rahalisi vahendeid, et kõiki neid asju osta. Et ma ei tea, kui hakkame sealt otsast pihta. Meil minu arust on hea näide sellest, kuidas Tartu linn on ju niimoodi ikkagi aidanud, et koolis on olemas need sülearvutid, mis kõik said välja renditud, nii-öelda nullrendiga lastele antud välja ja üle 70 arvuti läks meie majast välja õpilastele, et selles mõttes ilmselgelt see vajadus oli väga suur, pluss siis tuli see mingi projekt ju äriinimestelt juurde, kes annetasid oma arvuteid ja need läksid ka kõik abivajajatele, et ei saaks öelda, et vajadus puudus või et kõik kodud olid nii-öelda arvutiga varustatud. Aga see lahendas, teie saite nii-öelda lahenduse? Meie jaoks oli sellega lahenduses saabunud, et see 70 pluss need linna ja äriisikute arvutid, et sellega kaeti ära see vajadus. Kuidas teil? No meil oli mõni teist arvutit, laenasime meie natukene sai sellest samast projektist ja sellega ma arvan, kui peaks uuesti juhtuma, saame me päris hästi hakkama. Me tegime küsitluse ja jäi sinna kusagile 6% juurde tegelikult, kes nagu vajaks arvuti tuge ja seal oli ka see, et kodus ongi üks arvuti, aga lapsi on rohkem, et reaalsest oleks siis tarvis nagu rohkem neid. Natukene keerulisem on see, kui vanem ütleb, et meil on halb internet. Et siin sellist, jah, siin on see riigi tugi, eks ole, aga kuidas see riigi tugi nüüd iga abivajajani jõuab, et küsimus. No meil ka vajadus oli, aga see ei olnud suur, et ka samamoodi kooliarvutid läksid käiku ja hästi tore oli see, et ka klassides pered tulid appi, et pakkusid üksteisele just nimelt, et minul on üle ja kellel on vaja. Ma ei oska numbrit praegu öelda, aga see ei olnud väga suur, et andsime ka kasutusse. Ja see, et peres oli üks arvuti, see, kuidas nad seal õppisid selle taga, siis selle nad pidid ise ära lahendama, aga videotundides me saime samamoodi õpetajatega olla paindlikud, et meil oli tehtud graafikud, mida õpetajad siis nägid, et nad ei pannud ühele samale ajale neid videotunde, et me tunniplaani järgselt, meil on väike kool ka, me saime paremini arvestada, suures ilmselt ei ole võimalik, et tulime toime küll päris kenasti sellega. Meil läksid ka välja kõik kooli rendiarvutid, et neid oli umbes suurusjärgus 30 ja saime linnavalitsuselt ka veel tuge. Ja meil on samamoodi see, et kui 3 last on ühes koolis, et need veebitunnid ei saa olla samal ajal, kui see üks arvuti seal kodus on, et ikkagi me arvestasime sellega, et igal lapsel oleks siis arvuti. Aga see on nagu päris keeruline, eks ole, et neid ühed 3 last on nendes klassides ja teised 3 last on ühtedes teistes klassidest, et selle järgi nii-öelda tunniplaanidega. Ja samamoodi hommikul ärkamised ka, et pere tahaks ühe rütmiga minna, kas või need veebitunnid, aga siis ongi see arvutivajadus suurem. Teras seda muret ei olnud, et lapsed olid oma iPadidega. Ja just, et kuna need iPad on igapäevaselt juba palju aastaid olnud nende töövahend, siis seda muret ei olnud küll, aga nende ühiskatsete jaoks 9. klassi katsed siis gümnaasiumitesse, siis me laenasime küll mõned kooli laptopid ka välja, sest et seal tundus, et on neid asju oluliselt parem ja kindlam teha. Kuidas teil? Üsna sama pilt nagu eelmised kõnelejad rääkisid. Aga suur tänu, et kahjuks on meie aeg otsa saanud ja suur tänu. Küllike Pedaste oli Tartu Kivilinna kooli õppejuht, Erli Kontkar, Pro-Tera õppejuht ja matemaatikaõpetaja, Kristi Eelmäe, Tartu Raatuse kooli õppekorraldusjuht, Airi Pärnamets, Ilmatsalu põhikooli õppealajuhataja, Enn Öpik, Tartu Mart Reiniku kooli direktor ja Anna-Liisa Blaubrück, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õppekvaliteedi juht. Aitäh teile!